Tere, kena pärastlõunat. Loodetavasti jõudsite rahulikult siiski keha kinnitada, täname väga toitlustajat, väga maitsva lõuna eest ja jätkame konverentsiga. Meil on kuulata 2 ettekannet, neist esimese peab doktor Hannu Remes, tema ettekande pealkiri on Soome keel Edward Arendtsi eesti keele grammatikas. Palun, Hannu Remes. Lugupeetud kuulajad, toon Soome ja Kajani tervised. Meil oli oma emakeelepäev möödunud pühapäeval, Elias Lönnruudi sünnipäev ja Mikael Agricola surmapäev, 9. aprill. Lönnruud oli sündinud 1802. aastal, tähendab, ta oli peaaegu Arendtsi eakaaslane, peaaegu täpselt aasta vanem. Mehed saidki siis kokku, nagu pärast natuke räägin. Mina olen arvatavasti see inimene, kellele tänu siis konverents on rahvusvaheline. Üks välismaalane. Aga asja juurde. Suguvõsa uurimus on paljudele inimestele olnud köitev ja aegagi nõudev harrastus. Täpsusastme poolest kindlasti teistsugune, kuid samuti huvipakkuv on alati olnud arutlus keelte sugulussuhete üle. Siin Eestis esitati 19. sajandil erinevaid arusaami eesti ja soome keele sugulusest ja kirjutati korduvalt oma keele arendamisest, eriti soome keele abil. Juba eelmisel sajandil oli keelte lähedusele pööranud tähelepanu näiteks August Wilhelm Huppel ja märkinud oma käsiraamatu Estnische Sprachlehre sissejuhatuses, et eesti keel näeb olevat soome keele õde. Johann Heinrich Rosenblenter arvas aga oma ajakirja Beiträge 3. numbris aastal 1814, et soome keel on kõigi eesti murrete ema. Temaga umbes sarnasel seisukohal oli ka Heinrich von Jannau, kes Beiträges 1828. aastal ilmunud artiklis jõudis järeldusele, et soomlased, liivlased ja eestlased olid algul üks rahvas, et soomlased olid algrahvas, on soome keel seega eesti algkeel ja seda on võimalik kasutada eesti keele arendamisel. Ta rõhutaski soome keele uurimise olulisust. Tartu Ülikooli esimene eestlasest eesti keele lektor Dietrich Heinrich Jürgenson oli sel arvamusel, et soome ja eesti keel tuleb vaadelda kui õdesid, kes on pärit mingist tundmatust algkeelest. Nad on olnud kunagi üks ja sama keel. Fehlmann arvas aga omakorda, et eestlased ja soomlased räägivad ühte ja sama keelt, selle eri murdeid. Ta kirjutaski Elias Lönnruudi Eestis oleku ajal suvel 1844 Kreutzwaldile, et külaline teeb Eestis ringkäigu ja tahab õppida kõiki soome keele murdeid tundma. Meie tänase konverentsi peategelane Edward Arendts alustas 180 aastat tagasi oma eesti keele grammatika Grammatik der estnische Sprache Rivalschen dialektes sissejuhatust resoluutse väitega, ja see tuli juba varem esilegi, et eesti keel on soome keele tütar. Tema sõnul on soome keel algupärasem ja eesti keel sellest justkui tuletatud. Elias Lönnruud, kes pärast Eestisse saabumist külastas lühidalt Arendtsit, tal oli kaasas Arendtsi soome kingitud grammatika, oli aasta varem ilmunud ja ta oli juba sellega jõudnud natuke tutvuda. Lönnruudi arvates oli siiski asi nii, et tegu on pigem sõsarkeeltega. Nagu ta kirjutas Soome ühele tuttavale, tahab ta valitud
valida kahest halvast väiksema, pigemini rikutud õe kui rikutud lapse. Rikkumises olid süüdi sakslased. Väidet eesti keelest soome keele tütrena põhjendas Arens seletusega, et paljud eesti grammatilised vormid, mis tunduvad reeglipäratud ja mõistatuslikud, on selgitatavad soome keele kaudu ja neid saab tõlgendada korrapärase muutevormi moondunud jäänukitena. Samamoodi saab soome rikkaliku sõnavara põhjal seletada eesti sõnu, mille alussõna eesti keeles ei ole või mille algne tähendus on muutunud ähmaseks. Arens rõhutas, et soome keelt oskamata on võimatu välja selgitada eesti keele põhiolemust ning uurida rahuldavalt selle grammatikat ja sõnavara. Grammatika teise 10 aasta hiljem ilmunud trükki lisas Arens veel lause, milles ta toonitas, et soome keelt õppimata eesti keelt õpetada ei saa. Arens loetles oma grammatika sissejuhatuses abivahendeid soome keele õppimise jaoks. Esimesena nimetas ta Johann Straalmanni ehk saksapäraselt Johann Straalmanni soome keele grammatika finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen, see oli ilmunud 1816, kuid hindas seda väga puudulikuks ja samal seisukohal oli oldud ka Soomes. Siiski oli teose saksakeelsus midagi erilist, sest varem olid soome keele kirjeldused olnud ladinakeelsed ja Straalmanni raamatuga oli eesti haritlastel tänu saksa keelele lihtne tutvuda. Aga tähtsamad abivahendid olid siiski Turuakadeemia ajaloodotsendi Reinhold von Beckeri aastal 1824 ilmunud rootsikeelne finsk grammatik ja pedagoogika kaasprofessori Gustav Reenvalli samuti rootsikeelne finsk språklära ehk soome keeleõpetus, mis anti 1840. aastal välja, aga mille käsikiri oli valminud juba paarkümmend aastat tagasi. Raamatu ilmumise ajal, tähendab 1840, töötas Reenvall juba Edela-Soomes kirikuõpetajana, mitte enam ülikoolis. Peale nende teoste oli loetelus veel Reenvalli sõnaraamat, ladinakeelne sõnaraamat Lexicon Lingvae Finnige, milles Arensi meelest oli lühike, aga õnnestunud vormiõpetus. Arensile on oma grammatika kirjutamisel olnud eriti tähtis just Reenvalli keeleõpetus, see språklära raamat, ta näib mitmes punktis toetuvat sellele. Aga kust oli pärit Arensi huvi soome keele vastu? Soome keelemees August Ahlqvist, kes suhtus muidu üsna karmilt Arensi grammatikasse, kirjutas siiski 1855. aastal oma Eesti kirjandusloo raamatus Arensi kohta, et ta on, ja tsitaat, ainus keeleuurija Eestis, kes natuke paremini tunneb soome keelt ja selle erijooni. Ja esimese eestikeelse eesti grammatika autor Karl August Hermann hindas oma entsüklopeedia raamatus Kuusalus elanud Arensi keeleoskust järgnevalt, tsitaat, et tema elukoht mererannas oli, mis Soome lahesse käib, siis sai ta sagedasti ka soome keelt kuulda ja himustas teda tundma saada, sest see aegsasti tuli, et ta pea ihaldas ka eesti keeles soome põhjusel seisvat kirjaviisi pruugitavaks teha, sest et ta soome keele peagi oli tundma õppinud. Ajaloolane Liivi Aarma on avaldanud ajakirjas Keel ja kirjandus 2005. aastal artikli Kas Edward Arens oli eestlane? Sellest selgub, et Tallinnas kasvanud Arensil oli emapoolse perekonna kaudu sidemeid Soomega. Aarma sõnul tekkisid onu pere liikmete kaudu Arensi kontaktid tolle ja Soome võrsuva intelligentsiga. Ja üks kaugematest sugulastest, Marie Henriette Schneider,
oli abielus Tallinna Mihkli koguduse soomlasest pastori ja Lönnruti sõbra Niels Eimeleusega. Eimeleus oli näiteks õpetajana siin just Lönnruti Eestis viibimise ajalgi. Lisaks ei tohi unustada, et linnas elasid paljud Soomest ja teistest Põhjamaadest tulnud käsitöölised, kunstnikud ja areneva intelligentsi esindajad, nagu Aarma kirjutab. Sellises keskkonnas oli Arendsil rohkelt võimalusi tundma õppida, näiteks rootsi ja soome keeli, samuti eesti keelt. Seega on täiesti arusaadav, et ta suutis pärast tutvuda rootsikeelsete õppevahendite kaudu soome grammatikaga. Arendsi veendumus eesti keelest soome keele tütrena tähendas teatud laadi piirangud grammatika seikade käsitlemises. Tähendas seda, et soome sõnad ja nende muutevormid olid alati nagu algupärasemad, häälikulised, täiuslikumad ja eesti omad olid nendest arenenud. Mingisugune kahe keele iseseisev eriareng ei tulnud kõne allagi. Kahjuks viis selline hoiak teda vahetevahel eksiteele. Kuidagi ei või nõustuda näiteks tema arvamusega, et eesti keele sõna esimene oleks tekkinud lühenemise teel soome sõnast ensimmäinen, et rajav, kääne, terminatiiv oleks pärit soome sisseütlevast ja seega keelendit poole ööni vastaks vormi poolest meie pooliööhön. Või et eesti määrsõna ära oleks olnud sisseütlev ääreen soome sõnast ääri ning määrsõna edasi oleks arenenud soome eeskoda esiosa tähendavast eteinen sõna vormist eteisin, mis oleks nagu mitmuse viisi ütlev instruktiiv, aga ma ei oska nagu kujutada ette, et kuna seda võiks soome keeles tarvitada, Arendsil oli hea fantaasia. Märgatagu, et määrsõna ära etümoloogiline vaste on soome keeles erä, ega, ja edasi on tuletatud varasemast etätüvest. Tuleb siiski pidada meeles, et Arendsi ajal polnud diakrooniline ehk ajalooline Läänemere soome keelte uurimine kuigi arenenud. Ka tema eakaaslane Lönnrut eksis mõnikord oma seletustes soome ja eesti keele erinevuste kohta. Arends ütleb oma grammatikas, et eesti noomenid on tekkinud lühenemise teel vastavatest soome noomenitest ning näitena sellest loetleb 40 soome ja eesti sõna kõrvuti. Huvitavad on sellised kõrvutused, milles soome sõna lõpus esineb kõnes niinimetatud aspiratsioon ehk hõngus, mis selgemini väljendub nõndanimetatud piirigeminatsioonina, nagu seda praegu Soomes nimetatakse. Kirjutame näiteks murrekin, murdekaart, kuid hääldame selgelt topelt kaaga murrekin, murrekarta. Keeleajalooliselt on nende noomenite ainsuse nimetav olnud varem enamasti EK või EH lõpuline. Arendsi loetelus on 2 sellist sõna, eesti hoone ja laine või temal see on kujul laene, mis olevat tekkinud soome teelõppulistest vormidest huonet, lainet. See arusaam viitab Reenvalile, kes seletas soome keele grammatikas, et lõpuaspiratsioon, nagu ta seda nimetas, lõpuaspiratsiooni tuleb märkida haaga, aga sõnad on varem lõppenud teega. Ja nii kirjutabki ta need oma sõnaraamatus, leksikonis. Grammatikas on H-lõpuga. Märgatagu, et Reenvalilt pärit arvamus selliste sõnade varasema teelõpulisuse kohta esineb ka Wiedemanni Võru murde uurimuses Versuch über den veroestnischen Dialekt,
mis ilmus 1864. aastal ja Wiedemann selles raamatus korduvalt viitab Arendtsi grammatikale. Arendtsi grammatikast võime siiski ka leida tähelepanekud, mis on tunnistuseks heast soome ja eesti keele suhete tundmisest. Soome keele põhjal esitab ta näiteks, et eesti sisseütleva vormi meele, poole, juure on õiged, vormid meele, poole ja juure on õiged ja vormid meelde, poolde, juurde on moodustatud valesti, eeskujuks reide, täide tüüpi vormid. Soome keeles on ju sisseütlev juureen, mitte juurteen. Nii sama tõestab ta, et astmevaheldussuhe kude-koe on selline, et selle asemel peaks eesti keeles olema hoopis vastupidi koe-kude, kuna soome keeles sõna on kujul kude-kuteen. Ja et definitiivid ehk nimetavad ikke, äkke on sekundaarsed, õiged oleksid kujud ees omastav ikke, ääs omastav äkke, võrreldagu seda verbiga äästama, mitte äkestama. Soome keeles on ju ies ikeen ja ääs äkeen, nagu ta märgib. Arendtsi ajal ei osatud veel pöörata tähelepanu sellele, et niinimetatud tugevnev astmevaheldus ei saa esineda, kui sõna esimene silb on algupäraselt lühike ehk lõpeb lühikese vokaaliga. Vastavat piirangut pole soome keeles. Arendtsi grammatikas on noomenite käändeid 12. Nendest 3 on fleksiivsed kaasused, nagu ta neid nimetab, definitiiv, relatiiv ja indefinitiiv ehk nimetav, omastav ja osastav. Ladinapärast nimetused on ta saanud Räpina pastori Johann Friedrich Helleri keelealastest artiklitest. 9 käänet on sufiksiga kaasused ja need on nimetatud Reenvalli grammatika järgi. Nende hulgas on essiv ehk olev kääne tulena, haigena. Reenvall oli Soomes esimesena võtnud kasutusele käändenime essiv. Muidugi esineb nagu rootsi keelde muudetud või rootsikeelses kujus tema grammatikas. Ja see nimetus on pärit ladina keele olema tähendusega tegusõnast, nii et eesti olev nimetus, mis hiljem kasutusele tuli, on loomulikult selle järgi siis moodustatud. Näiteks von Becker oma grammatikas mainis veel kohakäändele viitava nime lokatiivformaalis, aga selle ürgvana uurali algkeelest pärineva käände tarvitamine ei piirdunud enam mitte kaugeltki ainult lokaalsuse väljendamisega. Kuusalu pastor Arendts tundis oleva käände rahvakeelest. Kirderanniku murdeala oli ju ainus, kus see esines produktiivse käändena. Ta juhtis tähelepanu essiivi tarvitusele soome keeles ja kirjutas, tsitaat, see kaasus on küll seni kirjakeeles täiesti tundmatuks jäänud, kuid on täie õigusega väärt, et ta kaasuste hulka arvataks. Niimoodi saigi eesti kirjakeel ja grammatika uue käände. Arendts ei lugenud aga käänete hulka kaasaütlevat ehk kommitatiivi ega rajavat ehk terminatiivi, kuna soome keeles puudusid nende vormilised vasted. Ta mainis küll järelliited kah ja nih, kuid postpositsioonidena, eessõnadena, ilmselt sellepärast, et nende tarvitus vastas just saksa keele eessõnadega keelenditele. Tähendusseletusteks olidki saksa eessõnad mit ja bis, väega, mit maht ja poole ööni, bis mitternacht, aga saksa keeles ju tagasõnu ei esine. Konjugeerimise ehk tegusõnade muutmise käsitluses äratavad muuhulgas tähelepanu amatöörlikud seletused paari pöördelõpu kohta. Arendtsi sõnul
on ainsuse esimese pöörde lõpp N jäänud järele soome minä pronoomenist, keset seda nagu eesti keeles mina, aga tema nimetas just soome oma, soome sõna seal. Ainsuse teise pöörde lõpp olevat pärit soome asesõna sinä essist, mis on muutunud teeks. Kuidas see küll toimunud oleks, seda ta ei ütle. Võiksime ilusasti öelda, et need seletused on oma ja lapsed. Kindla kõneviisi lihtmineku ja tingiva kõneviisi mitmuse Ahrens nimetab tingivat kõneviisi optatiiviks. Mitmuse kõneviisi kolmandas pöördes annab Ahrens esmajärjekorras vormid valasivad ja valaksivad. Sulgudes on keeleajaloolised õigemad valasid ja valaksid, nad valasid, nad valaksid. Millist on olnud ainuvõimalikud, näiteks keskmurde lääneosas, osis selles lõpus on ju selline, et see kuulub algupärast üksnes kindla kõneviisi olevikule, mille analoogial põhinevad just need vormid valasivad, valaksivad. Sellised vormid on olnud osaliselt käibel kirjaranniku murdes ja keskmurde idaosas. Eesti kirjakeeles tulidki need 19. sajandi teisel poolel üldiselt tarvitusele, arvatavasti toetasid Ahrensi valikut soome keele grammatikat. Von Beckeril näiteks oli esmajärjekorras vastavad analoogilised imperfektid soome verbidest ja konditsionaalid, näiteks poltivat, poltaisivat, mitte poltit, poltaisit, nagu oli vanemas kirjakeeles meil olnud. Ja Renvalil olid ainult analoogilised sanoivat, tulivat ja sanoisivat, tulisivat. Sellised vormid hakkasidki soome kirjakeeles muutuma üldiseks 19. sajandil ja on praegugi käibel. Eesti kirjakeeles on aga normitud keeleajalooliselt õigemad vormid, nad valasid ja nad valaksid, mis langevad kokku ainsuse teise pöörde omadega. Olen eespool käsitlenud seda, kuidas keelemees Ahrens sai oma pöördelises grammatikas toetuda mitmes punktis soome keelele. Palju näiteid võiks tuua, muidugi veel juurde, aga nendest aidaku. Toetus soome keelele, mille püdreks ta eesti keelt pidas. Olgugi, et ta vahetevahel eksis, pakub tema grammatika siiski palju huvitavat ja tähtsat ainest ka meie keelte võrdleva uurimise jaoks. Lõpetuseks võime tõdeda, et Ahrensile siiski kõik soome keeles ei meeldinud. Alati ema ei kõlvanud tütrele. Vastik joon oli näiteks meie vokaalharmoonia. Ahrensi järgi jagunesid soome täishäälikud tugevateks a, o, u ehk tagavokaalid ja nõrkadeks ä, ö, ü ehk eesvokaalid. Talle oli täiesti võõras mõistmatu see, et soome keeles võivad esineda tugevad vokaalid, tugeva vokaaliga sõnad elo, pido, aga nõrga vokaaliga elävä, pidän. Need näited on tema grammatikast. Eesti keeles pole ju sellist nõrgenemist, tema sõnul nõrgenemist on elu, pidu ja elav, elava ja pean. Tema arvates ja järgneb tsitaat, tunneb Tallinna eestlane tavaliselt selget vastumeelsust niisuguse vokaalide nõrgenemise vastu. Ja ta leiab, Ahrens leiab, et ainult soomlase kõrv võib pidada seda ebaharmoonilist vokaalharmoniat ilusaks. Kõigi teiste kõrvale tundub see ühetooniline ja tüütu. Ahrens oli kindlate arvamustega mees. Tänan väga! Aitäh!
suur tänu, doktor Hannu Remes, huvitava ettekande eest. Ja meil on kuulata veel üks ettekanne, nimelt Tartu Ülikooli professor Priit Rohtmets kõneleb kirikukorraldusest Eesti ja Liivimaal 19. sajandil. No nii, tere. Tore, et te nii kaua olete vastu pidanud ja loodetavasti peate nüüd selle viimase pool tundi siis ka. Head kuulajad, kallid sõbrad, me oleme täna kuulnud suurepäraseid ettekandeid Eduard Arendsi ajast, tema aegsest Eestimaast, me oleme kuulnud ettekandeid Arendsi isikust ja muidugi oleme me kuulnud Arendsi aegsest keelest ja keele uuendusest, mitte ainult eesti keelest, ka soome keelest, aga me ei ole veel põhjalikult rääkinud sellest, millises keskkonnas Eduard Arends igapäevaselt toimetas, kui välja arvata nüüd see selline ilus sissejuhatus, mis meile esimeses ettekandes anti. Selleks keskkonnaks oli Luteri kirik. Oli ta ju Luteri pastor ja teenis aastakümnete vältel Kuusalu koguduses ja just Kuusalu talupoegadega vesteldes kogus ta materjaliga seal kõneldud keele kohta. Arensiga näib olevat nii, et kirikuoloolased ja teoloogid ei ole temaga oluliselt tegelenud. Kaugeltki mitte nii palju kui keeleteadlased või õigemini ei ole üldse tegelenud, kui nüüd päris aus olla. Ometi oli ta ju just kiriku õpetaja ja just kirik ja kogudus oli selleks keskkonnaks, mis Arendsit kujundas ja vormis ja julgelt võib ka öelda, et ka Arends kujundas või vähemalt püüdis kujundada seda keskkonda, milles ta tegutses. Laenates Kristiina Rossi mõtet raamatust Uue ajastu missiooni lingvist, millele siin ka juba eelnevates ettekannetes viidatud sai, oli Arends küll tüüpiline saksa pastorist eesti keele uurija, kes kuulus mitme sajandi vältel eesti keele grammatikaid avaldanud ja eesti keele vastu huvi tundnud missiooni lingvistide hulka. See on pikk ja tänuväärne ja auväärne rida. Te kõik teate neid inimesi. Tema eesmärgiks oli kirikukeelt parandada ja nagu Wiedemann ütleb, õnnestus seda nii, et eesti keele grammatika pääses ladina keele orjusest ja selle sama kirikukeele kammitsaist ehk siis tegelikult saksa keele mõjust, mille uuendamist Arends ise oli taotlenud. Aga Kristiina Ross kirjutab veel ja kirjutab sellest, et ta oli selles rivis ühtlasi viimane selline estofiil, kes missiooni lingvistina eesti keelega tegeles, selleks, et uurida ja arendada keelt eestlastele ristiusu tõdede õpetamiseks. Sellised piiripealsed, sellised oma aja viimased, kes on eri ajastute vahel silla ehitajaks. Nad elavad küll ise oma kaasaegsete keskel, aga ometi suudavad nad oma mõttetööga ette valmistada teemasid või pakkuda välja midagi, mis sillutab teed järgmisele ajastule. Selliseid inimesi on palju. Ja eriti palju on selliseid inimesi kiriku ajaloos. Näiteks alustada võib kirikuisa Augustiinusest, kes elas küll 4. sajandil ja tükiti ka 5. Rooma riigi lõpu ajal, aga tegelikult valmistas ette kiriku jaoks teemad ja teoloogia, millega kirik järgmised 1000 aastat tegeles. No loodetavasti on meilgi ees järgmised 1000 aastat, millega Arendsi pärandiga tegeleda. Ja lõpetada võib selle rea või nimekirja Martin Luteriga, kes ka tahtmata tegelikult Rooma kirikust lahku lüüa, nihutas teoloogilisi ja kirikupoliitilisi rõhuasetusi sedavõrd, et selle tulemusena kujunes välja uus usuliikumine. Samas on Kristiina Ross Arendsit puudutavale viimaseks olemisele lisanud ja seda me kohtame tegelikult juba Willem Reimanni artiklis Arendsist, millele ka täna on juba korduvalt viidatud. Ja seda me kuulsime tegelikult ka juba täna varasemates ettekannetes, et teda kannustasid keelt uuendama praktilised kaalutlused.
Ross lisab, et Huupeli puhul olid selleks valgustuslikud ideaalid, Aarensi puhul praktilised kaalutlused, et täiustada missiooni keelt. Aga ometi pidid ju ka Aarensil olema mingisugused ideaalid, mingisugused vaated, mis sundisid teda selle keelega tegelema. Olid need siis usulised vaated, luterlikud printsiibid, millest on juba ka täna juttu olnud. Sellega seoses võib viidata hea kalli kadunud kolleegi Marju Lepoja 2013. aastal ilmunud artiklile, kus ta analüüsib Martin Luteri keele- ja hariduskäsitlust ja arvustab sellega seoses 17. sajandi grammatikatele viidates erialakirjanduses ja teadlaste hulgas tavapäraselt kõlavalt väidet, et grammatikate avaldamise põhjused on just praktilised. Just kui nagu praktika oleks see ainult, unustades tegelikult Luteri keele- ja hariduskäsitluse, millest tänuväärsel kombel täna siiski oli juttu. Aga selle hariduskäsitluse kohaselt hea keele kasutamine on tähtis just ennekõike hingeõndsuse pärast, Jumala ülistamiseks ja austamiseks. Ehk siis sellest sõltus ei rohkem ega vähem kui inimese hingeõndsus. Või siis kannustasid Aarensit hoopis valgustuslikud, herderlikud ideaalid, millega mõtlemine seoti keele ja keelelise väljendusega ja sellega, et igal metslaselgi siin päikese all on selleks mõtte väljenduseks oma keel. Sest milleks õigupoolest oli Aarensil vaja välja tulla arvamusega, et hoopis vaimulikud peaksid talupaigade keele ära õppima. Mitte peenema ja ehkki mitte rahuldava, aga siiski kasutusel oleva võõrapärase, kõlava saksapärase eesti kirikukeele juurde jääma. Miks tõsta esile puhast rahvakeelt ja lähtuda maa rahva huvidest? Miks? Neile teemadele ei ole võrreldes grammatika ja keele küsimusega ülearu palju tähelepanu pööratud ja mingil määral on see muidugi ka mõistetav, et neile teemadele tähelepanu ei ole pööratud, sellepärast et keel ja grammatika ongi miski, milles Aarensi jalajälg on kõige suurem ja tegelikult juba ju alates 19. sajandi lõpust ka sel moel teadvustatud. Aga tegelikult on nii ideeajaloolisele tahule kui ka kirikule oluline tähelepanu pöörata siin ka seetõttu, et see võib vastata ka nendele praktilistele põhjustele, millele alati osundatakse. Nendele praktilistele põhjustele, sellele praktilisele küljele, sest püüdis ju Aarens oma grammatika uuendamisele kõigepealt heakskiitu saada ametivendadelt kirikuringkondadest, nagu me juba täna kuulsime. See ei osutunud edukaks. Miks? Kas ainult seetõttu, et nad olid sakslased ja ei tahtnud ühiskondlikku tasakaalu ja sulnist vaikelu rikkuda? Ja milline õigupoolest siis oli see Aarensi aegne Luteri kirik, et see Luteri kirik ja see vaimulikkond polnud valmis uuendustega kaasa minema. Seda, selle pika sissejuhatuse lõpuks, seda me siin nüüd siis vaatama hakkamegi. Ja alustama peab just nimelt sellest Aarensi ajast, milline oli siis see 19. sajandi algus ja mis andis sellele sajandile tooni. Nii nagu Luteri kirikus ja ka võimuladvikus, Vene võimuladvikus, tegelikult avaldas olulist mõju Prantsuse revolutsioon. Prantsuse revolutsioon, see oli esimene kogemus Euroopas, millega absolutistlik riik varises kokku ja jumalast seatud monarh kukutati. See on põhjapanev murrang, seda on raske üle hinnata ka vaimuelu vallas. Revolutsioonist muuseas kirjutavad ka usuteaduse professorid, ka usuteadlased usuteaduskonnas. See on teoloogiliselt kuum teema terve sajandi vältel. Ja selle diskussiooni teemaks aina enam on ka soov taastada revolutsiooni eelne olukord, ehk siis tagada Vene riigis olukord, mis Prantsusmaal enne revolutsiooni valitses. Samamoodi pälvib kirikuringkondades palju tähelepanu poliitiliste jõujoonte muutus Euroopa kaardil. Ennekõike siis see, et Napoleoni sõdade tulemusena leiab oma otsa Saksa rahvuse Püha Rooma keisririik, tõusma hakkab Preisimaa ja see viib siis 1871. aastaks Saksamaa ühendamiseni. Kirik oli toona nii Vene riigis kui ka mujal Euroopas poliitikaga tihedalt seotud ja ka riigiga tihedalt seotud ja seda me ka kohe selle kiriku korralduse raames ka näeme. Sest riigikiriku vorm või vähemalt riigi poolt kontrollitud ja järele valvatud kirikuvorm
oli see, mis Euroopas valitses. See tähendab seda, et kõik, mis juhtus poliitikas, mõjutas paratamatult ka kiriku elu. Ja muidugi oluline on siin tähelepanu pöörata ka ajaloole. Ka ajaloole ja ajaloo mõistmisele, sest 19. sajandit sageli nimetatakse ajaloo sajandiks, ajaloo väärtustamine, selle üle mõtlemine, terve inimkonna arengu vaatlemine ajaloolisest perspektiivist lähtuvalt, seda, et inimkond tajub oma ajaloolisust ja muidugi valgustuse järel see tähendab ka oma relativismi või sellise arengu või pideva arengu tajumist. Nii et kui valgustuse ajal on teoloogia põhiprobleemiks usu ja looduse vahekord, siis 19. sajandil just Aarensi ajal ajaloo ja usu vahekord. Sest ajalugu, vaadake, tähendab ju muutuvust. Tähendab seda, et inimkond on kogu aeg olnud mingi protsessi kestel. See tähendab seda, et alates valgustusest seda ajaloolisust tajudes ei vaata Euroopa ühiskond ka enam mitte tagasi. See on olnud kristlusele väga omane, otsida lätteid just nimelt algusest, vaid vaatab edasi. Tekib selline progressiivne, olgu see siis positiivne või negatiivne, aga igal juhul progressiivne maailmapilt. Ja see ajaloo ja ilmutuse vahekord, teoloogia ja ajaloo vahekord on miskit, mis tegelikult jääb kogu 19. sajandi teoloogia väljakutseks ja liialdusteta võib öelda, et ilmutuse ja ajaloo vahekord on praeguseni. Tegelikult teoloogia väljakutse, see tähendab seda, et kuidas moodi siis mõtestada ajatud kuulutussõnumit, seda, mis meile on justkui antud, ja teiselt poolt seda ajaloolisust, olgu see siis Piibli enda ajaloolisus või siis inimkonna ajaloolisus. Igatahes see tekitab pingeid ja see tekitab pingeid muuseas ka teoloogia ja kiriku vahel. See tähendab, et meil on ühel pool justkui usuteaduskonnad ja teisel pool kirik. See tähendab, et sellist pidevat pingevälja, seda me näeme Saksamaal, seda me näeme ka Tartu Ülikooli juures täpselt samamoodi ja see annab tegelikult erinevaid variatsioone, nagu Vestman ja Piibeleht. Et kord on üks peal, kord teine, kord on siis teaduskonnad, need uuendusmeelsemad, kord kirik. Nii et selline pinge. Kui nüüd vaadata kirikut, et milline siis oli kirik 19. sajandil ajal, mil Aarens tegutses, siis kõigepealt pikka aega, vaatamata sellele, et Põhjasõja tulemusena oli ju Eesti alad läinud Vene riigi koosseisu, tegelikult juhindus siinne kirik Rootsi kirikuseadusest, 1686. aasta kirikuseadusest, see oli luterliku riigikiriku seadus, mis väljendas nii keskvõimu kui ka siis kohaliku aadelkonna tahet, ehk siis kohalik aadelkond oli see, mis siis seda kirikut tegelikult kontrollis, seda kirikut juhtis. See oli Balti võimusüsteemi, autonoomse võimusüsteemi kindel nurgakivi. Nüüd, mis muutub 19. sajandi algul, just nimelt siis kui Aarens õpib ja hiljem siis koduõpetajana tööle läheb, Vene keskvõim hakkab järk-järgult siis kirikuellu sekkuma. See on kõiksuguste usuliikumiste nagu pietismi, vennastekoguduse, ratsionalismi, äratusliikumiste tõttu nii, riik hakkab tegelema sellega, milline peaks Luteri kirik Balti kubermangudes ja Vene riigis olema. Milline ta peaks ühe tervikuna olema. Et nende erinevate usuliikumiste tõttu kuidagi moodi siis kirikut ohjata. Selle taustaks muuseas on Aleksander esimese enda usuline pöördumine, mis leiab aset pärast Napoleoni sõjakäiku Venemaale, sest saar tõlgendab seda sõjakäiku kulgu kui Jumala otsest sekkumist ja selle tulemusena hakkab ta ka isiklikult usuküsimustega tegelema. Ta puutub teiste konfessioonidega ka kokku, teda hakkab see huvitama ja leiab, et ka protestantlusega tuleb midagi ette võtta. Ja need ettepanekud, mida ta teeb, need ettepanekud on kõik
nii-öelda kantud või nad juhinduvad siis põhimõttest, et tuleb välja juurida siis see nii-öelda ratsionalismi juurikas. Keiser sekkub, et muuta selles vallas ka luterliku kiriku vagadust. Miks? Sellepärast, et seda ratsionalismi lätet peetakse just nimelt põhjuseks, mis siis seda ühiskondlikku stabiilsust, ka näiteks Prantsusmaal, on kõigutanud. Vene riik ei saa endale seda lubada. Ja siis tulevad järjest regulatsioonid, mida te siin näete, ma loodan, et need on ka nähtavad sinna tagaritta. Esimene regulatsioon 1805. aastal, mis tegelikult tuleb veel enne seda, kui see Aleksandri selline suur usuline pööre toimub. Ka selle eesmärgiks on ühtlustada uus liturg ja kord. Selle peamiseks autoriks on Karl Gottlob Sontag, keda te siin pildil ka näete, kes tegelikult, nii huvitav ja paradoksaalne kui see ka ei ole, ongi ise just ratsionalist. Esimene, Liivimaa kirikujuht, superintendent selles ja tema on siis see, kes seda liturgia reformi läbi viima hakkab, aga oluline ei ole siin isegi mitte niivõrd see ratsionalismi nii-öelda õigustamine või ratsionalistlikud vaated, vaid see, et eesmärgiks oli ühtlustada. Eesmärk oli need 7 erinevat sellist suurt territoriaalkirikut, mis siis Rootsi ajast eksisteerisid, kuidagimoodi kokku liita, kuidagimoodi ohjata neid ka vaimses plaanis. Ja siis tulevad juba järgmised korraldused. Kõigepealt siis 1810. aastal luuakse võõrkonfessioonide vaimulike asjade peavalitsus, mis siis hakkab valvama erinevate kirikute üle. Ja siis moodustatakse vaimulike asjade ja rahvahariduse ministeerium 1817. aastal, ehk siis seatakse järjest enam riigikontrolli kiriku üle. Riigi kontroll kiriku üle aina suureneb, kusjuures eeskuju võetakse siin Preisimaast, nii et, ja muuseas ka mitmes paljus teistes küsimustes, just nimelt Preisimaa on see eeskuju. Ka näiteks see, et Aleksander soovib kalvinismi ja luterlust lähendada, reformeeritud kirikut samamoodi, nagu see oli juhtunud siis Preisimaal, kui oli siis selline unioonliikumine tekkinud. Tänapäeva aeg on selline oikumeenilise liikumise aeg, tegelikult ainus selline nii-öelda tagajärgedega oikumeenilise liikumise samm, mis kunagi on tehtud, on just nimelt siis reformeeritud ja luterliku kiriku liitmine Saksamaal, ehk siis katse luua nii-öelda 2 kiriku baasil 3. või nad liita tegelikult. Õigupoolest katse oli nad liita ja sündis selle tulemusena 3. kirik. Ehk siis oikumeenilise liikumise taotlusena sündinud ettevõtmine õilis, aga tagajärgedeta, selliste tagajärgedeta vähemalt mitte, nagu seda siis oli esialgu kavandatud. Ja see kõik kulmineerub siis 1832. aastal uue seadusega, mis jääb tegelikult siis normiks siin Baltimail kuni 1926. aastani. Ehk siis Eesti oma riikluseni ja veel natuke kauemgi. Ja osad jupid sellest seadusest tegelikult jäävad Luteri kiriku tegevust korraldama siin Eestimaal kuni 1940. aastani. See seadus oli väga detailne. Selle seaduse väljatöötamisega alustati juba 1828. aastal ja vahest ehk kõige olulisem on siis see, et selle tulemusena sünnib siis üks tervikorganisatsioon, Venemaa evangeelne luterlik kirik või Venemaa evangeeliumi luteriusu kirik. See kirikuseadus koostati vene keeles ja sellele lisati ka siis selline vaimulikkonnale ja kirikuasutustele mõeldud instruktsioon. Ja see instruktsioon oli ainult saksakeelne. Mis näitab ka päris hästi ära selle, et milline siis see fookus tegelikult oli kirikus või kellele see fookus oli suunatud, kes tegelikult seda kirikut juhtisid ja korraldasid. Juba 1833. aastal tõlgiti ta siis ka saksa keelde ja järgmistel aastatel siis ka eesti keelde.
siin te näete nüüd saksakeelset versiooni, pilti sellest saksakeelsest versioonist. Ja selle alusel jagati siis kirik erinevateks konsistoriaalringkondadeks. Selle saatel on väga ilus rääkida. Erinevateks konsistoriaalringkondadeks, see tähendab seda, et rajati siis erinevate konsistooriumide piirkonnad. Üks siis oli Eestimaa, teine Liivimaa ja Eestimaa veel omakorda oli jagatud siis ka linnakonsistooriumideks. Nii et selline detailne jaotus ja iga konsistooriumi eesotsas oli siis ilmikust president. See on nüüd midagi, mis meile võib-olla tundub harjumatu, aga tõepoolest Vene riigis just nimelt selle kontrollimise tõttu, et riik soovis siis kirikut kontrollida, juhtisid erinevaid kirikuid ilmikud. Täpselt samamoodi oli see muuseas ka õigeusu kirikuga, mille eesotsas oli ülemprokurör. Ja alles tema asetäitja, nii nagu siis ka Luteri kiriku puhul, oli vaimulik. Ja see vaimulik kandis nimetust superintendent. Need konsistooriumid, kirikuvalitsused. Need konsistoorium tähendab siis kirikuvalitsust. Need olid sellised juhtivad organid ja suuresti siis ka aadli kontrolli all olevad organid, aga mitte siis ainult vaimulike, nagu öeldud, vaimulike juhitud, vaid ka konsistooriumi liikmeskonnas endas oli siis 2 ilmikut ja 2 vaimulikku. Ja mingil määral tingis selle aadli osakaalu ja rolli siis selles valitsemises juba see, kuidas need inimesed ametisse said. Nagu te näete, siin slaidil on ka kirjas, et rüütelkonna ja magistraadi ehk siis linnavoli oli neid ametisse nimetada ja vaimulike assessorite ehk siis kirikuvalitsuse liikmete ametisse nimetamine toimus siis vaimulike enda poolt, aga ka vaimulike enamuse moodustasid siis 19. sajandi algul veel saksa rahvusest inimesed. Oluline eesmärk ka selle seaduse juures oli just nimelt see ratsionalismi kõrvaldamine ja selle juures tuleb rõhutada muidugi seda, et kust see ratsionalismi väljajuurimine siis algas ja tegelikult ei alanud ta sugugi mitte siis kirikust endast, vaid ta algas hoopiski usuteaduskonnast. Tartu Ülikooli usuteaduskonnast. Meil oli siin juttu sellest, kuidas 1802. aastal Tartu Ülikool jälle avati ja selle koosseisu arvati ka usuteaduskond ja selle usuteaduskonna profiil esialgu oli just nimelt ratsionalistlik. Kohe jõuame ka selle juurde, räägime veel natukene enne sellest seadusest veel nii palju, et kirikuvalitsused olid täpselt samamoodi kuni 1926. aastani ka kohtuinstantsid, see tähendab, nad lahutasid abielusid. Kaevata sai selles küsimuses edasi siis Peterburi ülemkonsistooriumisse ja selle otsused omakorda olid lõplikud. Nii et kui me vaatame ka näiteks 1920. aastate kirikuvalitsuse istungite protokolle, siis ma ütleksin 95% nendest istungitest tegeldi sellega, kuidas moodi abielusid lahutada. Kiriku asjadele endale jäi tegelikult võrdlemisi vähe aega. Alles seejärel siis, tulevad kõik need erinevad perekonnaseisuameti laadsed organid. Ja sealt siis veel üks oluline aspekt, mis on just jällegi selle ratsionalismi seisukohast oluline, on see, et kirikule antakse selline korrapärane rütm. See tähendab seda, et kiriku vaimulikud peavad korrapäraselt käima koos sinoditel ja see sinodite arutelu peab olema nõutud ühiskondlikes raamides. See tähendab seda, et need sinodid toimuvad tõepoolest korrapäraselt, iga-aastaselt, neil on omad sellised päevakorrad ja nagu me ka varasematest ettekannetest nägime, reeglina siis püütakse alal hoida seda profiili, mis siis kirikule juba oli rohkem või vähem
aega omane olnud. Ja see jõudis siis muidugi ka kogudustesse. Kogudustes jõuti seda seadust ennast rakendada 1834. aastal ja neid sinodeid hakati siis pidama samamoodi ka praostkondades ehk siis koha peal. Seaduse järgi pidi hakkama tegelema uuesti ka kirikulauluga, tuli orelid kirikutesse hankida, tuli ka koguduste laulule suuremat tähelepanu pöörata. Ja mis oluline, keelatakse ära igasugune tegelemine vabade ettekannetega. Igasugused erapalvetunnid väljaspool kirikuõpetaja kontrolli on keelatud. Mis ei ole suunatud millegi muu vastu kui pietismi vastu, vendade vastu, kes siis sellist vaba usuelu kiriku mõttes elasid. Ja veel üks viimane oluline asi selle seadusega, mis kindlasti on oluline meelde jätta, on see, et Luteri kirik saab endale just selle 1832. aasta seadusega ornaadi ehk siis ametiriietuse musta talaari. Musta talaari ja mustas ametist bareti, mis on täpselt samamoodi nii nagu mitmedki teised aspektid selle seaduse juures üle võetud siis Preisi kiriku korraldusest, kus see on siis nii juudi rabide kui ka siis kõikide erinevate protestantlike vaimulike rõivastus ja kõik vaimulikud pidid andma ka ametivande. Nüüd ametiristi toona veel ei tuntud, ametiristi ei kantud, õigupoolest tunti, aga ei kantud. Ametiristide asemel siis, kui me vaatame ka vanemaid Eesti vaimulikke, siis me näeme neil ikkagi riste kaelas. Need ristid on tavaliselt teenete ristid, mis anti siis pikaajalise teenistuse eest. Näiteks Jakob Hurdal on tavaliselt alati ikka see teenete rist kaelas. Varsti me vaatame uuesti seda pilti, mida me esimeses ettekandes juba nägime, kus ka on siis need Eesti elu edendajad, eks ole, 12 meest, 12 apostlit, 12 meest, neist 5 on vaimulikud ja neist 2 on tõepoolest ka ametiristid kaelas. Aga kui nüüd siit usuteaduskonna juurde tulla, ja see usuteaduskond on ka Aarensi enda elu kontekstis päris oluline, siis kui me räägime sellest Prantsuse revolutsiooni mõjust Vene ühiskonnale, siis selle üheks tagajärjeks ongi ju ka ülikooli asutamine, et need halvad uuenduslikud lääne ideed ei saaks siin kanda kinnitada, tuli siis need Eesti ja Venemaa, Eesti ala, mitte ainult Eesti ala, vaid ka Läti ja teiste alade haritumad inimesed koolitada siinsamas, mitte enam siis saata neid läände, tuleb ära lõpetada see Vene alamate saatmine väljamaale õppima ja see muidugi puudutas ka teolooge. Et ka vaimulikud peavad õppima Tartus, mitte väljamaal. Edaspidi tulevad juba korraldused, et milline siis see teoloogiline haridus peab olema. Siin ma olen teile ära toonud ülikooli statuudi, see peab olema siis vastavuses pühakirjaga muidugi, selle ustava tõlgendusega ja ka teoloogiat õpetavad professorid peavad olema siis samamoodi nagu vaimulikud andnud vande, et nad siis sellist õiget õpetust edasi annavad. Ja veelgi olulisem on see, et 1806. aastast keelati ka Luteri kirikusse vaimulike ametisse võtmast, kui neil ei ole Tartu Ülikooli diplomit. Samal ajal usuteaduskonnas valitses esimestel aastakümnetel ka sel ajal, kui Aarens õppis just nimelt see sama ratsionalistlik vaim. Vaatamata sellele, et statuudi järgi nõuti justkui usulist vankumatust ja kindlameelsust, mis selle ratsionalistliku avatusega hästi kokku ei kõlanud. Kõik ei olnud ka ratsionalistid. Näiteks Lorenz Evers, rootslasena oli luterlik ortodoks, vahest ehk kõige olulisem figuur esimesel perioodil oli siis Wilhelm Friedrich Hetzel, kes oli ratsionalist ja kes oli ka tähelepanuväärne Tartu Ülikooli selline uuendaja, alustades aiandusest või haljastusest, lõpetades siis usuteaduslike teemadega. Etseli tänav oli ka Tartus veel hiljaaegu ja nüüd on jälle, eks ole, seal küll ühtegi maja enam ei ole, endine Liivi tänav või praegune Liivi tänav on siis endine Etseli tänav. Täpselt sel tänaval ta ka ise kunagi elas. Ja mis siis juhtus täpselt sel samal aastal, kui tegelikult siis Aarens ülikoolist lahkus,
lasti kõik professorid usuteaduskonnas lahti. Välja arvatud seesama Lorenz Evers, kes siis jäi ametisse, kes oli selline nii-öelda siis vastas sellele vaimule, mida siis see Vene riik tahtis sellesse kirikusse süstida. Ülejäänud olid ratsionalistid, lasti lahti, aga meie praeguse fookuse seisukohast ilmselt on oluline seda siiski teadvustada, et Arens omandas hariduse just nimelt selle esimese perioodi jooksul, ehk siis selle perioodi jooksul, kui teaduskonnas valitsesid sellised valgustuslikud ja ratsionalistlikud ideed. Ja me võime küsida, et kas just nimelt need on need ideed, mis siis kajastuvad ka tema motivatsioonis, eks ole, miks ta üldse oli valmis sellise keeleuuendusega tegelema. Hiljem muuseas vaadati sellele perioodile kirikus ja teaduskonnas väga negatiivselt tagasi. Sel aastal, kui Arens usuteaduskonna lõpetas, oli teaduskonnas 70 üliõpilast. Nii et teaduskond oli juba suutnud kasvada. Ja just selle usuteaduskonna muutmisega hakkas muutuma ka kiriku vaimne pale. Kirik oli jätkuvalt ühiskonna nurgakivi, mida juhtis ühiskonna kõrgem kiht, ja kirikut nähti 19. sajandil, tegelikult nii, nagu seda oli nähtud juba keiser Konstantinusest alates 4. sajandil, olulise stabiilsuse tagajana. Et igasugune selline kõrvalekalle stabiilsusest, igasugune uuenduslikkus oli ka seetõttu halva märgiga, ehkki päris välismõjudeta ja muutuseta see kirik siiski läbi ei saanud. Aga selles kontekstis on kindlasti ka mõistetav, miks see keeleuuendus ei lange kuidagi soodsale pinnasele. Nii et kui Arens seal 1844. aastal Eestimaa sinodel kirikukeele parandamisest kõneleb, siis eks ole lükatakse see küsimus edasi ja nii edasi ja nii edasi. Seda diskussiooni me juba kuulsime, mis siis saab. See arusaam pastorite hulgas, et kas eestlased üldse võivad kultuurrahvaks saada, siis enamik arvas, et sugugi mitte. Sugugi mitte, see ei ole kas üldse võimalik või on see võimalik vaid saksa keele kaudu. Tõsi, ka 1850. ja 60. aastatel oli veel alles ka see väike nii-öelda uuenduslikum liberaalne seltskond, kes ka tooni andis, aga kokkuvõttes ärritas, ja seda on sinoditel väga hästi näha, igasugune tulevikuperspektiividest rääkimine Balti-Saksa pastorkonda tublisti, ja ega see ei lasknud ka selle keele küsimuse üle pikalt aru pidada. Aga tagantjärele on siiski oluline, et see teema tõstatus, samamoodi on oluline see, et need sinodid korrapäraselt toimusid kiriku jaoks, sellepärast, et 1860. aastateks jõutakse tegelikult ka kirikus, ehk siis ajaks tegelikult, kui Arens kahjuks sureb, jõutakse ka kirikus selleni, et midagi peab muutma hakkama. Ja siin on just paradoks selles, et kui 1862. aastal, ehk siis veel kui Arens elab, küsitakse, et milline see Luteri kiriku tulevik on, siis just nimelt kirik on see uuenduslikum suund või uuenduslikum pool selles diskussioonis. Ja usuteaduskond, kes nüüd on, eks ole, tublisti seda sellist luterlikku konfessionalismi, nagu seda nimetati, esindamas. Usuteaduskonna professorid, mitmedki juhtivad ja väga kõrged teoloogid, keda siiamaani saab pidada maailma kuulsateks, olgu Theodosius Harnack või siis suur Engelhartide dünastia. Nad pidasid täiesti lootusetuks eestlastega tegelemist ja ei olnud nõus ka aktsepteerima seda kiriku etteheidet, et kuidagi moodi usuteaduskond on süüdi selles, et ta siis, nagu vaimulikud ütlevad, esindab surnud ortodoksiat, luterlikku konfessionalismi, vaid ütles vastu siis professorite suu läbi, et see on hoopiski rahva kehva hariduse tagajärg,
miks siis kuidagimoodi see keele ja usu küsimus ei taha lahendust leida. Liberaalsem osa seevastu oli seisukohal, et just usuteaduskonnast tulnud pastorite tõttu on see hariduse küsimus sedavõrd kehvasti lahendatud. Ja omajagu oluline on siin ka vennaste koguduse ja kirikuvahetusliikumise mõju, ehk siis kaks nähtust, mis 19. sajandi ühiskonda iseloomustavad, vennaste kogudus, mis siis koondab see pilt siin taga, see on Kuusalu vana vennaste koguduse palvemaja. Et see on midagi, mis siis justkui haarab seda usuliselt aktiivsemat gruppi ja mille suhtes just nimelt usuteaduskond on väga vaenulikult meelestatud. Usuteaduskond on üks suuremaid vennaste koguduse vastu võitlejaid ja just Liivimaal muidugi ka see vastuseis suurem on, Eestimaa peal on ta natukene väiksem. Ja samamoodi kirikuvahetusliikumine ehk siis õigeusu tulek 1840. aastatel, mis ka seda Eesti usulist maastikku üsna raputab, sest Luteri kirik esimest korda tajub, et tal ei ole enam sellist ainuõigust ei talupoegadele, moraalile ega siis ka usulistele veendumustele. Ja seegi on miskit, millele siis püütakse vastust leida, et mis siis on see põhjus, miks nii on läinud. Ja selle tagajärjeks on siis selline omamoodi pingeväli, nagu ma siin seda olen sõnastanud, keele, rahvuse, uuendusmeelsuse ja ühiskondliku stabiilsuse vaheline pingeväli, kuhu tegelikult ka Arendt sattus, kus tal oligi raske sõpru leida. Ta ei leidnud neid ei oma ametikaaslaste seast, tõsi, mõned siiski leidis, aga valdav osa seast mitte. Ta ei leidnud neid esialgu ju ka tegelikult eestlaste seast. Pingetest Fehlmanniga täna ei olnud juttu, aga sellest on ju ka kirjutatud. Nii et seda tähelepanuväärsem on see, et sajandi lõpuks on ta siiski omaks tunnistatud ja seda just keele tõttu. Et see on ka see põhjus, miks Reimann teda kõrgesse tõstab ja see on ka see põhjus, miks ta selle pildi peal siin on. Sellepärast, et just Villem Reimann oli see, kes tegeleski Eesti üliõpilaste seltsi toimetiste väljaandmisega ja see on Reimanni nii-öelda pilt nendest tegijatest, meestest. Mis torkab silma muuseas, ma otsisin, aga Arendsist ei ole, kun neid pilte on muidugi üldse vähe, eks ole, ongi paar pilti perekonnaga ja see ei ole ühtegi pilti, kus ta oleks vaimuliku ametiriietes. Nii et kui kellelgi on või keegi on näinud, siis oleks tore näha. Ja ma olen nüüd juba natukene üle läinud, aga ma paar asja siiski veel räägin. Natukene ka selle koguduse korralduse kohta, selle kohta, et milline siis oli see koguduse elu. See siin on Kuusalu koguduse köstrimaja. Köster, kelle nimi tuleb siis ladinakeelsest nimetusest Custos, mis tähendab ei midagi muud kui vahti või järelvaatajat, oli koguduse juures tähtis. Ta ei olnud vaimulik, vaid ta oli ilmik. Ja just tema oli sageli see, kes tegelikult jumalateenistusi alustas. Et ega vaimulikud, kõigepealt maavaimulikke vaadates, nad alustavad seda jumalateenistust, pühapäevast jumalateenistust, mis on tegelikult, eks ole, kese selle vaimuliku nädalas. Tavaliselt algab ta ikka kuskil seal kell 11-12, ega ta nüüd liiga vara ei alga ja vaimulik sageli alguseks kohale ei tule. Vaid köster seda teenistust alustab, aga köstril on kaks nii-öelda piirangut, mida ta siis ei tohi teha, mida vaimulik võib teha, ehk siis ta ei või minna kantslisse ja ta ei või minna altarisse. Ja selle tõttu on ka Eesti kirikuarhitektuuris tegelikult täiesti omalaadsed köstri altarid, või mitte köstri altarid, vaid köstri kantslid olemas, kus siis köster nii-öelda jutlust ütleb, kui vaja, või köster siis perikoop, ehk siis neid piiblisalmi ette loeb, mis teenistuse juurde kuuluvad. Kui nüüd seda pastori igapäeva vaadata või seda kiriku või koguduse korraldust, siis muidugi olulisel kohal on siin siis patroon ja kiriku konvent. Patroon ehk siis tavaliselt kohalik mõisnik, see, kes seda kogudust siis rahastab, ühtpidi ja teisipidi ka kontrollib,
ka vaimuliku ametisse seadmist, nii et see vaimuliku ametisse seadmine ei ole sugugi mitte vaba ja just see patronaaži küsimus on miski, mis tegelikult siis 19. sajandi lõpus väga teravalt tõstatub, kui siis hakkavad tulema ka esimesed eestlastest vaimulikud ülikoolist välja ja nad ei saa kohtadele, sellepärast et neid lihtsalt ei lasta, patroonid ei lase. Ja kirikukonvent, mis on tavaliselt siis ka aadli kontrolli all ja on seisuslik, et ta siis koondab eri seisusi ja aadlil on siin kindlalt ohjad enda käes. Pastori elujärg on Eestis võrdlemisi hea, erinevalt näiteks Saksamaast, muuseas, kus ta nii hea ei ole. Ja see, et pastori elujärg on hea, on ka tegelikult põhjuseks, miks Eestis tekivad need suured baltisaksa dünastiad. Ehk tekivad need suured perekonnad, kus kõik on järjest pastorid, sest nii hea on pastor olla. Miks on hea pastor olla? Sellepärast, et pastori töökoormus ei ole ülearu suur, ta on vahelduv, paindlik, tal on palju abilisi ja tal on väga hea sissetulek. Tal on väga hea sissetulek, tema sissetulek tuleb muidugi kõigepealt kirikumõisast. Kirikumõisast, mis on küll natukene väiksem tavaliselt kui need suured aadlimõisad, aga üle 100 hektari suurused on need kirikumõisad ikka ja sealt ta saab siis kõigepealt oma tulu, peab ta seda kirikumõisa siis ise või mitte, ta võib sellega välja rentida ja seda sageli ka tehakse. Ja teiseks muidugi regulatiivmaksust, ehk siis kõik koguduse liikmed, kellel on mingisugune maaomand, maksavad regulatiivmaksu maaomandi suuruse järgi ja see on sunduslik maks. Ehk siis kogudusele on garanteeritud sissetulekud, linnakoguduste puhul lisanduvad sellele siis veel ka kõiksugused nii-öelda teenustasud, ka näiteks armulaud linnakogudustes on ka veel 20. sajandi alguses tasuline, sellepärast et linnakogudustel sedavõrd palju maad tavaliselt ei ole ja kuidagi moodi see vaimulik peab oma hea järje tagama. Nii et hea on see pastori elu ainelises mõttes. Ja tõepoolest on talle siis abiks sama Köster ja see aitab ka päris palju, sellepärast et Köster sageli siis tegeleb ka näiteks ristimiste ja muude selliste pastori elu juurde kuuluvate asjadega. Teenistusi siiski peab tavaliselt pastor ise, aga nagu öeldud, siis mõnigi kord saabub ta siis alles jutluse ajaks, teeb oma asja ära, läheb ära. Kirikud on ju kütmata, eks ole, ei taha seal kirikus väga kaua ju olla, eks ole. Ja sinna juurde kuuluvad ka sellised kirikuelu paratamatused, et näiteks 19. sajandil on suhteliselt sage, et esimesel jõulupühal jäetakse teenistus ära, nagu ka uusaastal, sest kardetakse, et kogudus on lihtsalt liiga lärmakas. Ja tavaliselt on need siis segakogudused, eks ole, et seal on nii sakslased kui ka eestlased ja tavaliselt ka need teenistused, mida seal siis peetakse, on kahes keeles. On siis eestikeelsed teenistused ja saksakeelsed teenistused. Ja ehkki saksa segment selles koguduses tavaliselt on see, kes siis kirub eestlasi, et eestlased on kehvad käijad, siis tegelikult kui vaadata seda, et milline on see aadli osalemine teenistustel, siis tegelikult koguduste juures on sageli näha, et need saksakeelsed teenistusi jäetakse lihtsalt ära, kedagi ei ole. Nii et see aadli osalemine kirikus on isegi kehvem kui talupoegade oma. Ja muidugi on siis kogudus ka tõesti selleks infopunktiks, kantslist loetakse ette kõiksugused riigi seadused, korraldused, vaimulik on see, kes peab kirikumeetrikat muidugi, teeb inimestest nimekirju, ka kuriteo sooritanud talupoegade esmane ülekuulamine, ka laipade tuvastamine, kõik see tegelikult on vaimuliku ülesanne. Ta on nii-öelda see, mingis mõttes siis nii-öelda see riigi esindaja koha peal. Ja viimaks, ma ei tea, kas te seda näete, aga viimaks ma vaatasin siis ka, võtsin ka selle ettekande jaoks välja need Kuusalu koguduse toimikud ja avastasin sealt, vaatame siit tagasi natukene, kas siin oli ka mõni, et võib-olla selle pildi kommentaariks nii palju,
et see siis on nüüd siis teenistusleht, neid teenistuslehti iga 5 aasta järel tuli uuendada, iga vaimulik pidi sellise teenistuslehe siis täitma ja neid siis saadeti kiriku valitsusse, konsistooriumisse, seal oli siis kirjas palju ka vaimulik teenis, mis ajast ta vaimulik on olnud ja nii edasi. Ja nagu te näete, see siis on Aarensi teenistusleht. Et selliseid teenistuslehti. Ja teine asi muidugi, mis pastori igapäeva juurde kuulus, oli siis kõiksuguste ringkirjade lugemine, levitamine. No siin te näete siis ühte sellist, see sisu polegi oluline, aga see on siis Eestimaa konsistooriumist kirikuvalitsusest tulnud selline ringkiri. Aga see visitatsiooniprotokoll on siis Aarensi ajast ja mis on siin huvitav on see, et siin on küsimused kirjutatud eesti keeles ja vastused kirjutatud saksa keeles. Et kui te nüüd näete seda lugeda, siis te näete, seal on kas õpetajale saab 10 ma näen siit paremini, osta õigel ajal ja puhta viljaga maksetud või maksetud. Ja vastus on siis kantud, see on väga, väga põnev, et küsimus, mina ei tea, kes selle kirjutanud on ausalt öeldes. Sest tavaliselt visitatsioon oli siis see, kui kõrgem vaimulik käis, kas praost või siis superintendent käis koguduse juures ja siis oli selline küsimustik ja siis vastati sellele küsimustikule, et milline siis see koguduse olukord on või koguduse elu on. Ja hiljem on siis selleks selline trükitud küsimustik, aga siin on see tõepoolest siis käsitsi täidetud, kes selle on teinud, sest näha on, et tegelikult enne on siis need küsimused üles kirjutatud ja hiljem on siis saksa keeles vastatud sinna vahele. Viimase slaidina ma näitan teile, siis siin on ka küsimus, kas kõrtsudes jutluste ajal müüakse viina või vina? Ja vastus saksa keeles on ühesõnaline nein. Aitäh! Täname huvitava ettekande eest. Ametlikult on ettekanded otsa saanud. Kas kellelgi on veel mingi lühikommentaar? Kas keegi soovib midagi? Ja, palun. Väga austatud kuulajad, on suur au olla sellises saalis ja nii tarkade ja kuulsatele inimestele rääkida. Olen talupoeg ja Kuusalu kandis, kus siis Aarensk ja Kuusalus oli, on minu esiisad, nii ema kui isapoolsed, olnud üle 10 põlvkonna kindlalt. Ja kõigepealt siin ma tänan nüüd esinejaid, lugupeetud lektoreid. Ma kuulasin tähelepanelikult. Õnneks mitte keegi ei vääratanud. Kõik rääkisid talupoegadest, mitte talupidajast. Talu pidada ei saa. Pidada saab looma ja kasukat. See on huvitav, et Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson, kelle emakeel on ju rootsi keel ja kelle kogudusse ma ka kuulun, ükskord suure üllatusena oma sõnavõtus, kus just kasutas seda väljendit, et miks on nüüd, aga see on nüüd uuemas Eesti ajas tulnud ja seda meie ajakirjandus nii kangesti publitseerib. Talu ei peeta, talu on südames ja hinges. 33 aastat tagasi veebruarikuus kirjutasin ma ajakirjas Kultuur ja elu artikli pealkirjaga Kas talu on veres või vaimus? Ja nüüd ma kannan teile ette väga lühidalt. Selleks oleks vaja nii eel kui järg sõna, aga siiski ma julgen seda teha. Ma mõtlesin, et kas ma teen või mitte. Ma jätan selle väga salapäraseks, sest need instantsid, kellele see pöördumine, avalik pöördumine läheb, ma ei nimeta neid ja ma ei nimeta neid allkirju, aga see kindlasti tuleb avalikkusesse ja ma julgen tänu Aarentsile ja tema poolt süstitud keeletajule
teile ette kanda, et see on koostatud minu poolt. Seepärast ma kastan selle ette. Palume taastada Eesti Vabariigi riiklikus aadressiregistris kinnistu nimetusele järgnev määratlus talu neile, kes soovivad säilitada Eesti maaelu kaasaegseid traditsioone, talupidamise kultuuri ja aegade sidemeid. Me kõik teame, kui rikas on eesti keel. Mõistel talu on ääretult suur tähendus, mis seob põlvkondi üle aegade. Selles on uhkust, tragidust ja tuleviku usku. On looja rõõmu oma kodust ja riigist. Kahjuks ei mindud pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist ja riigi rakendamist 1990. aastatel üle talumajandusele, vaid ühiskonnas said rohelise tule tervikvaradena erastatud jõukate kolhooside ja riigimajandite suurtootmised. Euroopa Liidu riikide 20. aasta erinevate põllumajandusettevõtete suuruse võrdluses on väike Eesti oma põllumajandusettevõtete 86 hektariga juba 3. kohal. Julgen arvata, et praegu on ta Euroopas esimene. Kuid näiteks Poola oma kodumaal on talupidamise 11 hektariga 21. kohal. Julgeme arvata, et kui kaos ja turbulents, võimalik agressioon peaks tabama Ida-Euroopa maid, siis Eesti suurtootmised ei suudaks tagada meie toidujulgeolekut. Küll aga oleks Poola näitel talumajapidamisele toetuv toidujulgeolek tagatud rahvale kui tahes raskes olukorras. Meile on arusaamatu, miks ja veel kord miks oli vaja lausa vargana käitudes kustutada Eesti riiklikust aadressiregistrist määratlus talu. Meie ei palu rahalisi vahendeid, me taotleme austust ja mõistmist taluperede vastu, kes hoiavad alles esivanemate talupidamise traditsioone ja kellele talu on nii veres kui vaimus. Teie käes on nüüd võimalus parandada kellegi poolt tehtud viga ja taastada nimetus talu kirjas ja sõnas. Ma kummardan teie tähelepanu eest. Aitäh! See oli nüüd arvult 10. Arendtsi konverents ja kas tuleb ka 50., kas me jõuame sinna, kui pidada 2 konverentsi aastas, siis aastaks 2065 vist oli see, peaksime jõudma. Palun korraldaja Sulev Valdma. Eduard Arendtsi 220. sünni aastapäeva puhul Laurentsiuse selts pingutas, Siblis jooksis, korraldas ja koostaja ja keeletoimetaja doktor Katrin Kalamees-Ruubel on siin meie hulgas, mina aitasin ka natuke materjali koguda. Me tegime ühe pisikese raamatu, Mees, kelle õlade pääl meie emakeel seisab, Eduard Arendts 220. See raamat on väga lihtsa sisuga. Siin on seesama, millest juttu on olnud Eduard Arendtsi elulugu, on juttu tema keeletööst, on juttu sellest, kuidas moodi Kuusallu valmis tema mälestussammas, on kõikide seni toimunud ja ka tänase konverentsi ülevaated. Ja kuna ma alguses ütlesin, et me ju ei teadnud, et me neid konverentse korraldama hakkamegi, me ei ole korjanud ettekandeid. Küll aga oli meil õnne, et kõigi või mitme konverentsi varasemad ettekanded olid meil olemas. Me oleme pöördunud varasemate konverentside lektorite poole, saanud nendelt võimaluse ja loa nende ettekannete kokkuvõtted siin ära tuua. Ja niisugune raamat see on, natukene Eduard Arendsist, tema mälestusmärgi saamisest ja konverentsidest. Ja siin meie hulgas on praegu neid inimesi, kelle artiklid on kogumikus ära toodud. Nüüd, et ma ei eksiks ja et ma ikkagi näeks, et keegi vahele ei jää, siis doktor Auli Hagulinen, üldse on kokku 9 ettekannet, 9 ettekandest 3 on soomlastelt, nii et see on rahvusvaheline kogumik, need on rahvusvahelised konverentsid. Doktor Auli Hagulinen sai oma raamatut kätte
postiga või vähemalt on nad välja saadetud. Hannu Remes. Et ei jää keegi vahele. Siin on raamatus ka seesama kuus pilt, mida siin on nüüd näidatud mitu korda, Eesti elu edendajad. Urve Läänemets, tema on Laurentiuse seltsi liige, tema on raamatut kätte saanud, ära tule enam. Ära tule enam. Siis sama lugu on doktor Katrin Kalamees-Ruubeniga, ta on oma raamatut kätte saanud, ära tule enam. Siis Jüri Viikberg sai salajasel kombel, ta lahkus varem, sai salajasel kombel oma raamatut kätte. Rein Veidemann oli nimekirjas, aga ta on tulemata. Ja siis doktor Randar Tasmut. Nüüd ma pean vabandama Fred Bussi ees, vanad silmad ei näinud pillide tagant, et tegelikult kõige vanem ja kõige varasem ettekanne ongi Fred Bussi ettekanne 2017. aasta konverentsilt, siis kui Eduard Aarensi mälestusmärk avati. Siis siin raamatus on üks üllatus selles mõttes, et meil oli algselt tänasele konverentsile palutud rääkima Eesti, ma ei oska öelda, 19.–20. sajandi ajaloo üks kõige paremaid tundjaid ja üks paremaid esitajaid. Aga õnneks oli kahjuks soomlane, doktor Seppo Zetterberg. Ta ei saanud täna kahjuks siia tulla, aga oma ettekande üks lehekülg kokkuvõtet on siin loomulikult sees. 10. konverents on juba siin raamatus kajastatud ja doktor Zetterberg on saanud ka oma raamatut postiteel kätte. Nüüd siin on originaalkokkuvõtet mitmed autorid, aga ma ei näe, siin oli Sven Pavel. Kas sa Sven oled siin veel? Ei ole. Sven on ka lahkunud, siis saab ta pärast. Ja teade on nüüd niisugune, et nagu te mõistate, et kõikidele jagada pole võimalik. Aga seda raamatut on võimalik osta, see on 10 euro eest, 25 värvi pildiga, siin on Aarensi kuju sees, siin on kuju valmimise protsess, seal Simson on piltide peal, siin on paar head kalli, mis on ostetud Eesti muuseumidest, saada korralik kalli tükitud, seesama Eesti edendajad on siia sisse ostetud. Seda on võimalik siis registreerimise tavajuures osta, Miiamarta seltsi liige aitab teil selle asjaga toime tulla. Hind on 10 eurot, selleks, et te peaks euroga siia sinna arvestama. On ta pikk olemas, et teil ei ole rahavõtti kaasas, see saab selle siis ikkagi kaasa. Maksekliitungiga, kes tahab osta oma asutusele, selleks on olemas liidugi raamat, nii et pannakse sinna ette välja. Aga nüüd ma olen jahvatanud ja rääkinud, ma arvan, et selle aja peale on kogunenud ehk ka hulk muusikuid kaks inimest ukse taha, kes esitavad Aarensi aegsete, meil öeldi, patisakslaste, aga sakslaste muusikud. Ja see on üks väga lühikene kokkuvõte sellest samast kontserdist, mis toimus Kuusalu kirikus Eduard Aarensi mälestussamba avamise päeval 10. augustil 2017. Nüüd ma viin selle raamatu hästi praegu sinna ette ja sellega saab hakata seda toimetama ja siis peab vaatama, kas lauljad on ukse taga. Tere, kena pärastlõunat. Olete vastu pidanud pika päeva ja me saadaksime teid
siis seda laupäeva õhtut veetma sellise eelmise sajandi elutoa tundega. Muusikaajaloos te teate, et esimesed professionaalsed Eesti heliloojad läksid Peterburisse õppima 19. sajandi lõpul ja võib-olla olete kuulnud, et meie aladel siin Revalis tegutses saksa helilooja Johann Valentin Meeder, küll 17. sajandil, ja kirjutas ka esimese saksakeelse ooperi Kindlameelne Argeenia. Aga seal vahepeal ei olnud ka päris tühi maa ja igav liiv ja nii edasi. Tegelikult mõned aastad tagasi õnnestus meil tänu Rahvusraamatukogu muusikaosakonna töötajatele leida nende arhiivist üles baltisaksa mõisnike muusika ja mitte ainult palad, mida nemad oma kodus elutubades mängisid, vaid muusika, mida nad on ise kirjutanud Goethe ja Schilleri tekstidele näiteks. Sellised nimed nagu De la Trobe ja Weirauch ja kes meil siin kõik on. Et põhiliselt, ma arvan, kirjutasid nad need laulud oma peretütardele, kelle jaoks klaveriõpingud ja lauluõpingud kuulusid hariduse juurde. Et nad ise mängisid ja nad ise laulsid. Need noodiraamatud on välja antud nii Tartus või Dorpatis kui ka Peterburis ja väga tore on, et mõnedel raamatutel on nurga peale veel kirjutatud, kes selle omanik oli, näiteks Julia või keegi teine. Et selline armas ja lihtne muusika ja vahepeal ma mängin ka ühe klaveripala, see on Johann Bach, aga mitte Johann Sebastian Bach, vaid Johann Christian Bach, kes oli siis Bachi poeg ja ajaliselt tema eluaastad jäävad siis ka sinna natuke hilisemasse aega, et ta stiililiselt sobib nende baltisaksa heliloojate laulude juurde.
still und auch der Norbert steht. Kennst du es wohl? Kennst du es wohl? Dahin möchte ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen. Dahin möchte ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen. Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach? Es glänzt der Sonn, es schimmert das Gemach und Marmorbilder stehen und sehen mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Kennst du es wohl? Dahin möchte ich mit dir, o mein Beschützer, ziehen. Dahin möchte ich mit dir, o mein Beschützer, ziehen. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg, das Maultier sucht im Nebel seinen Weg? Im Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl? Kennst du ihn wohl? Dahin möcht unser Weg, o Vater, lasst uns ziehen. Dahin geht unser Weg, o Vater, lasst uns ziehen. Ach, wer bringt die schönen Tage, jene Tage, die ersten Liebe? Ach, wer bringt nach einer Stunde jene holde Zeit zurück? Einsam näh ich meine Wunden und mit stets erneute Klage traurig uns verlorene Glück. Ach, wer bringt die schönen Tage, jene holde Zeit zurück?
Sprießet Tag und Nacht.